On aeg nii kaugel, et rääkida juttu, teha väikene intervjuu meie nädala tegijaga ja seekord oleme valinud nädala tegijaks ei kellegi muu kui meie armsa rahandusministri Jürgen Ligi, sest Jürgen Ligi on aeg-ajalt ikkagi astunud üles igasuguste vahvate ütlemiste ja tsitaatidega ajakirjanduses ja televisioonis ja tegi seda jälle siis saates ETV-s, kus siis ütles Kadri Simsonile järgmise lause: ära nüüd kaaguta, ole vait, sa lubasid, et sa oled vait, kui teine räägib. Oli see siis saates Foorum ja on ta siin ka varem võtnud sõna, näiteks mullu 30. novembril Riigikogus Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil ütles ta lihtsalt poole jutu pealt, et ma ei viitsi enam ja tõusis püsti ja läks minema. Selline huvitav mees ja oleme Jürgenile helistanud, et küsida, et kuidas ta ennast tunneb ja mis ta ise asjadest arvab. Tervist, härra Ligi! No tere, mis kurat mökitad seal? Küsi oma küsimus ja tahaks edasi minna tööga. No täpselt see... Mida sa kurat mökitad? Täpselt see Jürgen, keda ma ootasin telefoni otsast, no... Kui sa mulle helistad, siis mis sa arvad, et võtab mõni muu Jürgen vastu või? Jürgen Raudsepp võtab vastu. Ei! Jürgen Ligi, jah. No. Räägi siis... No mis sa tahad? Tahtsin teada seda, et olite siin saates Foorum. Olin. Kadri Simsonile ütlesite niimoodi ära kaaguta, ole vait. Miks? No vaatame nüüd natukene kaugemale. Jällegi siit on ajakirjanduskontekstist kõik välja kiskunud. Eks minu selle ühe lause, mis ma tõesti ütlesin selle kuradi Simsoni mutile. Ta on ju kana. Ta on ju kana, olete näinud teda kaagutamas, teate ise, eks ju, kõik, kes vähegi mõtlevad inimesed teavad seda, mis asi on. Me leppisime taga enne saadet kokku, ole vait, kui sa räägid, ole kurat vait ja näed, ei pidanud vastu, mina tahan rääkida, tema hakkab vastu ajama. No see on naistega kogu aeg nii, ega see ei ole esimene naine, kes kaagutab, eks ole. Ehk teil oli tegelikult ennem juba Kadri Simsoniga kokkuleppe, et ta ei räägi mitte midagi see saade? No täpselt nii. Täpselt nii, selline kokkulepe oli ja muidugi, ega ta noogutas, ta ütles jah, aga see on selge, kõik naised teevad nii, sest eks ta üritas muidugi ära kasutada mind, aga noh, vaatame nüüd tõele näkku, et kes keda kasutab ja tuleb ikkagi öelda, mis sa mõtled, et selles mõttes eristabki mehi naistest selline asi, et naistel vaadake on suu selle jaoks, et sinna huule pulka peale kanda. Mehed räägivad, eks ole. Naistel on emotsioonid, meestel on selge, konkreetne jutt. Ma ise seda saadet ei näinud, mida ta siis kaagutas, kas ta päriselt tegi kaak või kikeriki või ta rääkis midagi? Kusjuures, seda muidugi lõigati välja, see lõigati välja, aga Kadri Simson tõesti patsutas tiibadega ja jättis ka väikese muna meile sinna Foorumi laua alla, millele astus siis muidugi saatejuht peale, sellest tuli suur skandaal, aga noh, eks ma võtsin löögi natuke enda peale. Nii see... Oli selline asi ka. Et sa munes kohe, kaagutas ja munes. Seekord tõesti Simsoni mutt ei kaagutanud tühja, vaid munes väikese rohelise keskerakondliku logoga muna laua alla. Aga noh, minusugune liberaal ei saanud jätta seda sinna, nii et eks ma natuke aitasin kaasa, ka toksasin kinganinaga seda muna. Aga te ei öelnud talle, mida sa muned? Aga mis ma talle ütlen, ta ei saa ju aru midagi. Ta on loll. Ta on loll ja tegelikult mul on tänaval ka tihtilugu nii, et kui keegi, ma olen kõva spordimees. Ja ma olen kõva spordimees ja ma käin ikka teen trenni ja olen mitu korda nagu kui inimestele jõuan järgi joostes, siis ikka sõiman näo täis tänaval. Ikka saadan, no ma ei taha neid sõnu praegu öelda, eks ju, aga ma olen neid kuradile saatnud ja olen ka istmiku siirdanud ja igale poole. Mul on korvpalluritest olen mööda jooksnud, suusatajatest olen mööda jooksnud. Kui ma suusatan, siis ma muidugi äigan kepiga. Ja. Et on mõttetu, mida sa kuradi rämp siin oled ees. Mida sa teed? Sa näed, et ma tulen just, mul on kiire, vaata, mis mees ma olen. Et ega siin tegelikult pole öelda midagi, et mis ma siuksele pööblile ja inimrämpsule saan nagu, ta ei saa ju aru, ta saab aru ainult ühest sõnast. Ma paari teie tsitaati tsiteeriksin veel ja küsiks nende kohta, nendega seletust ka, et ma ei saa aru, mina ei saa isiklikult aru sellest asjast. See on porno, kui iga viimane, kui inimene saaks kõigest aru. Ma ei saa aru sellest, et mis ta sellega... Kas te teate, kas teil on porno kontseptsioon tuttav?
võttis mökitama. Võttis kaagutama. Tühi muna vuntsist ära, võib-olla saad aru millestki. Noh, nüüd said aru. No nüüd sain, ei peagi saama, see ei ole oluline, sest et mõtlev inimene saab aru ja see, kes ei mõtle, selle jaoks on oluline see, et oleks maksud õigel ajal maksud, suu kinni, suu on söögi jaoks sul. Ära siis kurat küsi, kui sa aru ei saa. Ja teine, mis ma tahtsin siin öelda, et kui te saates Kolmerauda rääkisite Kaja Kallasest, et kaunid suured silmad on tavaliselt olnud kinnise suu kohal. See on ilusasti öeldud muidugi, ilus lause on. No aga just nimelt naistepäev oli ju. Naistepäev oli, ma tegin komplimendi, see, et sa kohe aru ei saa, on sinu viga, õpi kurat mõtlema. Õpi mõtlema. Ega see inimene ei ole krokodill, et kui teeb silmad lahti, siis saab suu lahti teha, kui teeb silmad kinni, siis peab suu kinni. Nii ei käi asjad. Tuleb mõelda kaasa natukene mõelda Eesti riigi peale. See, et no, lühinägelikke otsuseid soovitakse. Ei, see ei ole niimoodi. Ma mõtlen see, et ma ütlesin Kadri Simsonile, mida sa kaagutad. Ma mõtlesin tuleviku peale selle. Eestid, terve riigi tuleviku peale. Terve riigi ja miks mitte ka Euroopa tuleviku peale. See, kui Kadri Simson oleks oma nokka koos olnud, võib-olla meil oleks tulevikus palju paremini läinud ja lähebki paremini. Meil läheb juba praegu väga hästi, ma ütleks. Kurat, oota, mul keegi on siin jalus. Ei saanud aru. Nojah, nii. Kõik või? Selles mõttes küll, et suur tänu teile, Jürgen Ligi, et me saame aru, et teie paraku üldsusele natukene karmid väljaütlemised on ikkagi puhtalt sellepärast, et meil kõigil läheks paremini. Te olete karm, aga õiglane. No loomulikult ma olen, jah. Ja selles mõttes aitab sellest kuradi kaagutamisest. Ja see eitede möla on nii ära väsitanud juba. Mul on kodus samamoodi. Kodus on täpselt samamoodi ja ikkagi ütled, paned ikkagi noka kinni teinekord, siis on kohe teine asi, no võt. Suur tänu teile, Jürgen Ligi, ja ilusat päeva jätku. Aitäh.